Aga kes see kartulit ei söö, see ei söö üllatusmuna ka ju. Mina tahan ainult kotletti. Meil ei ole ainult kotletti, meil on kartul kotletiga. Mina ei taha kartulit. Mis sellel kartulil viga on siis? Ma ei taha lihtsalt. Ei no mis mõttes lihtsalt, no siis mina ei taha sulle muna ka anda, noh. Siis ma ei söö üldse midagi. Siis ära söö, mina söön siis kartulit ja kotletti ja muna ka. Mina tahan kotletti. Aga mina tahan, et sa minu peale ei karjuks. Siis ei karju, kui sa mulle ainult kotletti paned. Aga siis muna ei saa. Siis ma ei anna sulle üldse muna. Ei no mitte sina ei anna mulle, vaid mina ei anna sulle, Maria. Muna on ju minu käes ja sina saad selle alles siis endale, kui sa oled sooja sööki söönud. Hoopis sina ei saa seda endale. Mina võtan selle kapi pealt, kui mina tahan. Siis ma ei saa üldse midagi. No siis ära söö, noh, mina söön. Mina tahan ainult kotletti. Meil ei ole ainult kotletti. Mina tahan ainult kotletti. Ainult kotletti tahad? Jah. Selge. Siis sa saad ainult kotletti, mina söön kartulit ja üllatusmuna. Ära nuta, palun. Kuule sõna. Sööd ühe kartuli. Ma ei taha. Mis sellel kartulil siis viga on? Kollane on või? Ma ei taha seda sellepärast, et mul ei maitse. Mis maitsega see on siis? Kollase maitsega või? Ei, aga muidu ei maitse. Aga sa lasteaias sööd kartulit ju. Miks sa lasteaias sööd ja miks sa kodus ei söö? Pole see kodus söögiisu. Lasteaias on söögiisu ja kodus ei ole. Ja kartuliisu mul kodus pole, kui ma kartulit. Kas sul ei ole kodus sellepärast kartuliisu, et sul on kodus muna kapi peal või? Ei hoopis sellepärast, et ma lasteaias juba kartulit söönud. Aga sa ei ole tükk aega lasteaias käinud, sa pole kartulit tükk aega söönud, nüüd peadki täna kartulit sööma. Ma ei taha kartulit. Siis sa ei jaksa homme õues mängida ka ju.